Hea piiblihuviline, tere tulemast uurima kohtumõistjate raamatu sõnumeid ja mustreid, mis puudutavad meiega vaimulikku elu kaasajal. Tänane sõna kirjeldab mustrit, mis kordub Iisraeli ajaloos 350 aasta jooksul 7 korda. Seda olukorda võiks kokku võtta vanasõnaga, mida külvad, seda lõikad. Kuid kuulakem kõigepealt seda sõnumit ennast. See on kohtumõistjate 2. peatükk, 11. kuni 16. salm. Ja Iisraeli lapsed tegid kurja Issanda silmis ning teenisid Baale ja jätsid maha Issand oma vanemate jumala, kes oli nad ära toonud Egiptuse maalt ja käisid teiste jumalate järel, nende rahvaste jumalate hulgast, kes olid neil ümberkaudu ja kummardasid neid ning vihastasid Issandat. Aga kui nad Issanda maha jätsid ja teenisid Baali ja Astartet, siis Issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ta andis nad riisujate kätte, kes neid riisusid ja müüs nad nende ümberkaudsete vaenlaste kätte. Ja nad ei suutnud enam seista oma vaenlaste eest. Kuhu nad iganes läksid, seal oli Issanda käsi nende vastu õnnetust tuues. Nõnda nagu Issand oli öelnud ja nõnda nagu Issand neil oli vandunud. Ja neil oli väga kitsas käes. Siis Issand laskis tõusta kohtumõistjaid, kes päästsid nad nende riisujate käest. Ja see on Jumala sõna. Kindlasti märkasid seda mustrit, mida iseloomustab 5 erinevat tooni. Kõigepealt patt, siis orjusesse langemine, häda, viletsus ja ägamine, Jumala poolt saadetud päästja, kohtumõistja ja lõpuks tagasilangus vanadesse pattudesse. Tundub nagu tõrguks rahvas midagi õppimast. Tagajärjeks on 350 aastat tammumist orjuse ja vabaduse tsüklis. Kuid vaatame, mida sellest kõigest õppida. Nagu oleme eelmistes vaatlustes märganud, et ajalooline langus algas tõotatud maale jõudnud Iisraelis pärast esimesest põlvkonda. Tõusis uus põlvkond, kes ei tundnud Issandat ega ka mitte neid tegusid, mis ta Iisraelile oli teinud. Selline vaimuliku elu seisak oli tingitud 3-osalisest patust. Esiteks nad hülgasid Jumala, jätsid maha Issanda. Selles põlvkonnas oli kujunenud rahulolu oma olukorraga. Jumala õnnistusi võeti endast mõistetavatena ja Jumala tõotused unustati. Jumala abi suured tunnid ei avaldanud neile enam mingit muljet. Jumala tõdedel ei olnud nende südames enam kohta. Nad hülgasid Issanda hoolimata tema pühast iseloomust ja vägevatest tegudest. Jumal oli neid rahvaste merest eraldanud, valmistanud ja korduvalt hukkumisest päästnud. Nad hülgasid Jumala kõigi ta andide keskel. Iga maatükk, iga linn, mis neil oli ju Issanda kingitus. Kui me patustame, kasutame me samu ande, tervist, rikkust, andeid nende kingituste andja enda vastu. Teiseks, see kõik ei toimunud teadmatusest, sest nad olid andnud seekimispühaliku tõotuse Issandat teenida, saades nii tunnistajateks iseenda vastu. Seega ei olnud nende patul mingit vabandust. Ja kolmandaks, nad käisid teiste jumalate järel. On märkimisväärne, et kui inimene hülgab elava Jumala, hakkab ta siiski mõne aja pärast mingeid teisi jumalaid teenima. Inimene vajab alati mingit kummardamisobjekti. Isegi ateist, kes eitab Jumala olemasolu,
usub ikkagi endasse, kuulutades iseennast jumalaks või usub mingisse ideesse või teooriasse. Iisraeli puhul langes see patt kokku esimese käsu rikkumisega, mis ütles, sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. See langenud põlvkond oleks võinud pidada enda vabandamiseks väga loogilise kaitsekõne. Nad olid endised nomaadid, kultuuriliselt uutest naabritest vähem arenenud ja pidid kaanalastelt õppima põllupidamist ja viinamarja istandike rajamist. Positiivsed suhted naabritega viisid aga segaabielude ja kaubandusliku suhtlemiseni. Nad ütleksid kindlasti, meie ei saanud selles olukorrast nende naabrite uskumisi kuidagi ignoreerida, sest kõiki kaubanduslikke lepinguid ja tehinguid tuli teha naaberrahvaste jumalate templites ja kõik viljakuse saladused anti edasi Baali ja Astarte templi teenistustel. Kindlasti tundusid selles olukorras paljude jaoks ka Moosese käsud kuidagi liiga kitsarinналistena. Kui tegelikult tegid nad kurja issanda silmis, sest nad teenisid Baali ja Astartet. Baal tähendab sõna-sõnalt siis isand või omanik. Ta oli tormi, äikese, vihma ja viljakuse jumal, keda kujutati pikse noolte või viljakust sümboliseeriva kirvega. Ta oli kaananlaste arusaamades vaimne troonihaaraja, kes oli usurpeerinud ülima jumala Eeli koha. Täna tasuks küsida, mis või kes täidab seda Baali funktsiooni sinul tänases elus. On see pidev eneseoptimeerimise kultuur, millele ohverdame oma aja, puhkuse, isegi suhted? Või on need sotsiaalmeedia algoritmid, mis sunnivad meid laikide nimel pingutama ja elama? Aga nüüd Astartest. Astarte oli meelelise armastuse, viljakuse ja emaduse jumalanna. Ta sümboliseeris öise taeva väge, kuud ja tähti. Temas oli ühendatud vägivald ja seksuaalne rikutus. Ta oli seksi ja sõja patroon, kus me võiksime leida kaasa ja Astarte altarid oma elus. On need viimse peale disainitud Instagrami profiilid või leiame me need altarid oma bränditeadlikest valikutest ostukorvides? Kohtumõistjate aegne reaalsus oli siiski karmim. Nende ebajumalate teenimine oli rajatud põhimõttel, et neid teeniti parimal viisil siis, kui nende kombeid jäljendati. See tõi kaananlaste juures kaasa templi prostitutsiooni, seksuaalsed orgiad, madude kummardamise, homoseksualismi ja isegi inimohvrite toomise. Iisraeli viga oli ka segareligiooni tekkimine. Nad laenasid nendest ebajumala teenistustest elemente ja pookisid need elava jumala teenimisse. See tõstis jumala teenistuste meelelisust. Tulemus oli hävitav, kes külvab lihale, see lõikab lihast kadu. Kõik see vihastas issandat. Jumala viha ei ole siiski kättemakse, vaid see on tõe, õiguse ja ka armastuse viha. Kuidas aga seda mõista? Kujutage ette, et pärast autoõnnetust on teie luu valesti kokku kasvanud ja teeb teile pidevalt valu. Lähete kirurgi juurde, kirurg vaatab olukorra üle ja operatsioon algab valesti kokku kasvanud luu lahti murdmisest. Milline valu. Kuid vajalik toiming, et luu saaks õieti kokku kasvada, on ikkagi vajalik. Tegu, mis tundub julmana, on tegelikult osa kirurgi plaanist. Midagi sellist toimub ikka jälle ka Iisraeli rahva elus. Ja tulemuseks oli, ta andis nad riisujate kätte, müüs nad nende ümberkaudsete vaenlaste kätte
Jumal oma vihast lubas nendel sündmustel toimuda. Meiegi elus toimub aeg-ajalt selliseid vaenlaste rüsteretki. Põhjus on vaikselt ellu tunginud ebajumalates, kes on hakanud meie elus domineerima. Tegemist on näilise õnnega, mis tegelikult ikestab ja teeb valu, kuni saabub hetk, mil me mõistame, et oleme tegelikult orjuses. Kui hästi läheb, ärkab meid siiski taas igatsus tõeliste õnnistuste järele. Nii on Jumala viha isegi karistuses täidetud kuidagi isaliku õrnusega. Ta viha on nagu viimane palve kangekaelsele. Pöördu ja paranda meelt, siis ma saan sind õnnistada. Isegi kui patu tagajärjel inimese viletsus süveneb, kasvab Jumala armupuu edasi. Inimese ägamine on Jumala kõrvale nagu palve. Me lugesime, et selle palve peale issand hakkas tegutsema. Ta laskis tõusta kohtumõistjaid, kes päästsid nad nende riisujate käest. 10. peatükis öeldakse, et issanda hing muutus kannatamatuks Iisraeli vaeva pärast. Kaasajal ei ole kohtumõistja mitte niivõrd isik kui printsiip. Kui me oleme truudusetuse tõttu langenud mingi hirmu orjaks, siis Jumal juhib meid kohtusse iseendaga. Meie ülesandeks on meis elav vale hukka mõista. See tähendab vaimulikku võitlust, mitte niivõrd liha ja verega, kuivõrd vaimsete jõududega. Kuid meid ei jäeta oma võitlusega siiski üksi. Jumal saadab meie ellu mõne kohtumõistja. Pääste tuleb väljaspoolt. See võib olla sõber, kes ütleb midagi teravat, kuid vajalikku meie elulaadi kohta. See võib olla meie mentor. Igal juhul on tegemist Jumala armuga, mis ilmutab end meie kaasinimeste sõnades, hoiakutes ja tegudes. Aga selleks kohtumõistjaks võib olla ka ootamatu kriis, firma pankrot, autoõnnetus, suhete katkemine, igal juhul mingi väline jõud, mis sunnib meid oma elu ümber hindama. Tulemuseks on, et issand saab meie elus taas talle kuuluv osa ja me saavutame vabaduse. Iisraeli ajaloo muster peegeldab meiegi elu probleeme. Kas me õpime minevikust või kordame jätkuvalt samu vigu? Jumal annab meile tervise, rikkuse ja anded ning vabaduse teenida teda ja kaasinimesi. Aga kui me pöördume tagasi ebajumalate poole, olgu selleks siis muistsed paalid ja started või kaasaja iidolid, siis kaovad taevased õnnistused nagu kevadine lumi. Ainus viis, kuidas meie olukord võiks paraneda, on meeleparandus ja osaduse taastamine Jumalaga. Ja olgu Jumal meile selles armuline. Järgmine kord räägime Jumala armu ja patu konfliktist. Aga selliks siis nägemiseni.